Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 69. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna kutsusin külla ühe meesterahva, kellega me esiti korraks peatusime sellel teemal, et ta võiks tulla podcasti külaliseks üldse korvpallisaalis. Aga sellest kõigest kohe lähemalt. Taavil juba läksid silmad suureks. Tere tulemast, Taavi Sumberg. Tere, Regina. Mäletad sa seda esimest hetke, kui me omavahel arutlesime, et kuule, et sa võiksid ka tulla podcasti külaliseks? Ei mäleta, kas sa pead silmas, et see võis olla korvpallimängul Pärnu spordihallis? Ja see oli siis, kui sa olid põhimõttelise otsuse vastu võtnud, et sinust saab Pärnu spordikooli kogukonna juht ja siis hästi põgusalt peatusime sellel teemal, et võiks teha sinuga jutuajamise. Võib-olla tõesti. No nüüd see aeg on käes igatahes. Tulete mulle meelde, kaua sa nüüd oled olnud kogukonna juht? Mul saab umbes täpselt täis 2-3 päeva pärast 3 kuud. Et jutumärkides katseaeg sai läbi, kuigi tegelikult mulle katseaega vist ei ole lepingus pandud. Aga see mõte hakata spordikooli kogukonna juhiks, kus kohast see tuluke nii-öelda põlema hakkas? Umbes 2, tänaseks siis juba pea 3 aastat tagasi tegelikult Eesti Koolispordiliit otsis omale sellist turundus- ja sotsiaalmeedia inimest. Ja kuna mulle see valdkond tegelikult väga meeldib, siis ma kandideerisin sinna. Ja tol ajal siis oli president Koolispordiliidul Gerd Kanter ja peasekretär, kohtusin nendega. Ja pärast siis 2-tunnist töövestlust öeldi mulle, et me ei otsi rohkem kedagi, sa oled tööl. Aga kuna Koolispordiliitu pearahastaja oli Kultuuriministeerium ja tegelikult Kultuuriministeerium oli siis andnud signaali Koolispordiliidule, et on vaja rohkem pildis olla, sellepärast et koolisport on natukene hääbumas, võistlused on jäänud vähemaks, võistlejaid ei tule enam üle Eesti nii palju kokku, et on vaja rohkem pilti tulla. Ja minu siis üks suurem ülesanne oligi siis läbi sotsiaalmeedia tuua siis koolisporti uuesti pilti. Kahjuks aga läks mööda umbes 9 kuud ja Kultuuriministeerium ikkagi võttis rahastuse ära ja Koolispordiliit põhimõtteliselt taandus oma tegevusest. Tänasel hetkel on ta vist vaid juriidiliselt eksisteeriv. Ja nüüd oli mul siis ütleme sellisel palgatööl pea 2 aastat pausi. Ja kui ma ka abikaasaga ühel hetkel arutasin, et mis tööd võiks teha, sest kõiki tööd ei taha teha, et tahaks ikka teha seda, mis väga inspireerib ja väga meeldib. Et siis ma arutasin ja ütlesin talle, et võt sellist tööd, mis on seotud noortega, spordiga, spordikeskkonnas, sotsiaalmeedia, videod ja kõik see. Ja ühel hetkel nägin kuulutust Pärnu spordikoolitsi kogukonna juhti. Ja ma mõtlesin, et see on minu koht ja ma võtan konkursist osa ja annan endast maksimumi, et see koht ära võita. Et minul teadaolevalt oli seal vist kuni 20 kandideerijat ja sõelale lõpuks oli jäänud 2, mina ja 1 naisterahvas veel. Täna on mulle info, et see naisterahvas oli ka olnud väga tugev kandidaat, aga valik peadirektor Maarja Tammai tegi minu kasuks ja täna olen seal, ma olen väga rahul, ma olen väga motiveeritud, väga õnnelikus kohas, keskkond sümpatiseerib, kolleegid on ägedad, kõik on super. No kui me seal Kossusaalis põgusalt rääkisid, siis sa ütlesid küll, et see nii-öelda mitte motivatsioonikirjaga, teil oli vist mingi väga põhjalik analüüs või ülevaade teha, et seal sa olid ikka päris kenasti heas mõttes paugutanud, et sul oli ikka kindel siht silme ees vist. Jah, ma sain kokku visioonidokumendi, tegin põhjalikku, et mida ma siin Pärnu spordikoolis muudaksin, mis mulle täna silma hakkab, mis on valesti ja kuidas ma mingid, need punkte oli vist kokku 4 punkti, ma täpselt kõiki detaile ei mäleta, mis see neemad olid, aga seda 4 olukorda oli vaja siis kirjeldada, kuidas sa need olukorrad lahendad. Ja kokku sai 16 lehekülge dokumenti, mis loomulikult oli kõige põhjalikum. Aga jah, vestlus siis lõppvoorus kestis samuti õnneks või kahjuks nii kaua, et jõudsin isegi saada spordikooli ees parkimistrahvi.
hea algus kohe. Aga see sotsiaalmeedia aktiivsus on küll üliäge, nagu tõesti ma vaatan teie videosid, kuna mul enda laps on ka spordikooli liige, et siis see väga tugevalt jookseb ju nii-öelda feed'i on ju. Ja tead, teinekord ma mõtlen, ma nagu ei suuda ära itsetada, kui ägedad need on. Mingisugused a la trenni videod, kuidas kontoris trenni teha tooliga näiteks on ju. Et kuidas teil need mõtted ja ideed liikuma hakkavad, et nagu selliseid tõesti kaasahaaravaid videosid teha? Siinkohal ma kogu au endale võtta ei saa. Maarjal on väga ägedad ideed. Aga jah, kuidas sünnib on enam-vähem niimoodi, et kui meil on vaja midagi näidata, teha, näiteks meil on 3 nädala pärast olemas toitumiskoolitus, kui meil on vaja teha sellist promoklippi, siis ma ütlen Maarjale, et homme oleks vaja teha. Maarja võtab omale ka 24 tundi, mina võtan ka 24 tundi, järgmisel päeval siis arutame, kellel mis mõte pähe tuli ja vaatame siis, kumb lahedam tundub ja siis saame niimoodi kombineerida. Ja siis meil on õppedirektor Erki Melts, kellel me lihtsalt koputame uksele, et tule teeme ära ja ta siis tuleb punti ja teeme selle ära. Selles mõttes lahe seltskond, et kõik tulevad kaasa, mõtlevad kaasa. Ei ole sellist olukorda, et ma ei viitsi või ma ei taha. Ja tänu sellele tegelikult saavadki need videot teoks ja levivad päris hästi. See 1. aprilli oma, ma ikka oleks tahtnud küll, et teil see kepphobuse trenn tuleks, et ma saan aru, et see oli nagu naljaga, eks ju, aga siiski, oluline lünk jäi täitmata. Selle kepphobuse trenni aprilli nali, kuidas nüüd võtta, õnnestus nagu 100% selles mõttes, et õnneks või kahjuks päris paljud inimesed arvasid, et see on tõsilugu. Kahjuks see ei ole tõsi, me ei hakka kepphobuse trenni tegema. Vähemalt praegu. Jah, vähemalt praegu. Aga kuidas sulle siis praegu, kui sa oled juba mitu kuud selle sees olnud, tundub, et kas see siis oli see, mida süda tõesti tahtis? Jaa, absoluutselt. Küll aga ma tulin oma ideedega ja hakkasin kohe paugutama. Ja tegelikult pea kõikide treeneritega sain ükshaaval tuttavaks ja rääkisin omale nendest ideedest, et mida võiks teha. Ja üks idee tegelikult, ilmselt me jõuame rääkida, mis on kogukonna juhi ülesanne, aga üks idee on tegelikult ka lapsevanematele sellist tähelepanu pakkuda, et lapsevanemad oleks samuti pildis. Ja idee oli siis see, et hakata välja andma 6 spordivanema auhinda. Ehk siis iga spordiala, õppeaasta jooksul siis iga spordiala treener võiks panna välja kord kuus siis üks treener, ühe lapsevanema, kes võiks saada siis 6 spordivanemaks. Idee võeti nagu selles mõttes hästi vastu, aga reaalselt praktikas on see pigem keeruline teostada, sellepärast et üks eesmärk selle 6 spordivanema valikul on ka see, et me toome selle spordivanema pilti. Ta tuleks mulle võib-olla kaamera ette intervjuud andma ja me sattume olukorda, kus tegelikult see lapsevanem ei taha tulla kaamera ette. Ja me ei saa kaardistada või võtta lapsevanemaid 6 spordivanemaks selliseid ainult, kes on valmis kaamera ette tulema, et see ei oleks päris aus. Et sellepärast selline projekt pigem on taha plaanile jäänud. Aga mõni projekt, mis on käiku läinud? Näiteks, millele alguses tegelikult mingit erilist ideed ei olnud, aga minu tulekuga siis töö käigus tekkis see mõte, on see, et me igal esmaspäeval kella 10 toome siis välja möödunud nädala kokkuvõtte, ehk siis kuidas meie spordikoolil on läinud, kuidas õpilastel on läinud, kes on saavutanud poodiumikohti, et kõik, mis väärib siis nii-öelda äramärkimist sotsiaalmeedias, et see on uus asi, sellele absoluutselt mingisugust ideed alguses ei olnud ja see on väga hästi vastu võetud ja me kindlasti sellega jätkame. Mis siis on kogukonna juhi ülesanded? Ma alustaks sellest, et kogukonna juhi ametikoht üldse tegelikult ei ole midagi väga pikaajalist, et see on loodud ju tegelikult digiajastu ja selle sotsiaalmeedia tulekuga. Kui varasemalt oli sotsiaalmeedias võib-olla ainult sporditulemuste kajastamine, et siis täna kogukonna juhil siis sotsiaalmeedia üks selline suurim funktsioon ongi sotsiaalmeedia täitmine. See loomulikult hõlmab ka sporditulemusi, eesolevate võistluste promomist. Ma praegu siinkohal räägin küll sellistest
Pärnus toimuvatest võistlustest, et kuhu saaksid siis lapsevanemad või kogukonna liikmed vaatama tulla. Et kõik selline kajastus ja loomulikult ka lapsevanemate kaasamine, treenerite kaasamine. Et kui meil on näiteks 900 õpilast, kes jaotuvad ära 9 erineva spordiala peale, kes omakorda on spordialad jaotatud 14 erinevasse lokatsiooni, siis see on oluliselt keerulisem ülesanne, kui näiteks võtame siit samast Pärnust, Pärnu Vapruse näide, kus tegelikult on üks spordiala, see on jalgpall, on esindusmeeskond, on noortegrupid, lapsevanemad, põhimõtteliselt üks staap, kus kodumängud toimuvad, kus ka iga 2 nädala tagant vist saadakse ka kokku. Et Pärnu spordikoolis on see mõnevõrra keerukam ülesanne, et kuidas seda kogukonda selliselt hoida. Ja meie sellised hetked, kus me saame võimalikult palju rahvast korraga kokku, ongi siis kogukonna üritused. Ja esimene kogukonna üritus, mida mul siis õnnestus läbi viia, oli ühine filmiõhtu. Ehk siis meil oli ühine kinoskäik meie Erika filmi vaatamisel, kus ma mäletan, olid ka sina oma abikaasaga kohal. Olime tõesti. Kas Erika sai pildi kätte? Ja Erika sai pildi kätte ja Erika isegi vastas meile. Et tegelikult Erika vastas suur tänu ja tervitas meid. Et kokku oli meid siis kinos 80 inimest, see oli privaatseanss ja kohal olid siis enamus spordikooli rõivaste või selliste esemetega, kus on spordikooli logo peal, sallid, lipud ja nii edasi. Ja tegelikult nüüd see nädal on meil järgmine kogukonna üritus, ehk siis kogukonna kossuõhtu, et neljapäeva õhtul kell 7 me siis läheme koos kambaga Pärnu spordihalli vaatama Transcom Pärnu ja Tartu Ülikool Max ja Moritz poolfinaalsele teist mängu ja kõik siis, kes tulevad kohale Pärnu spordikooli logoga rõivaesemes või kas miks mitte ka joogipudeliga, on sissepääs tasuta, me istume meile eraldatud sektoris ja elame Pärnu Transcomiil kaasa. Aga igatahes sellel teemal ma kindlasti uurin kodust lähemalt, et kas meil on mõni spordikooli logoga riietuses ka olemas. Äkki isegi peapael on vist. Ja kui ei ole, siis sa saad seda tellida. Kindlasti jõuab kohale, kui täna tellid. Aga siis sinu enda suhe sporti, mis on sinu enda sellised põnevamad väljundid? Kui alustada lapsepõlvest, siis alustasin Viljandist suusatrenniga, paar aastat suusatrennis, siis liikusin jalgpalli, nagu ikka lapsed, noored seal liiguvad, kui sõber läheb ees, siis tuleb järgi minna. Ja sealt edasi siis kolisin Viljandist perega Tallinna, proovisin veel jalgpalliga jätkata, aga siis kuna ma sattusin vist liiga tugevasse gruppi ja kaotasin motivatsiooni, ja samal ajal toimusid peres keerulised sündmused vanemate lahkumineks, siis oli see selles mõttes ajastuse mõttes väga keeruline hetk ja jäi trenn pooleli ja tuli astuda sellisele teele, millele täna tagasi mõeldes ei oleks tahtnud astuda. Et tuli seal päris, ütleme nii, et keskmisest noorest, kes tarbib alkoholi, oli asi kaugemal ja koledamal. Aga ma arvan, et see kogemus õpetas sind teisipidi väärtustama seda kohta, kus sa praegu oled. Jah, et näiteks tänaseks siis 5 aastat tagasi, kui mul tütar sündis, siis oli koroona aeg ja oli aega siis tema uneaegu valvata ja ma tundsin, et tahaks mingeid teadmisi omandada, millest tulevikus oleks kasu meile mõlemile. Ja kuna see spordivaldkond on ma olen ka kehakultuuri teaduskonnast läbi käinud, siis see spordivaldkond on südamelähedane teema ja ma näeksin ennast ka spordivanemana. Aga et selleks ennast ette valmistada, et tahaks lugeda. Ja ma hakkasin selle kohta materjali otsima ja kuna ma eesti keeles loin oluliselt kiiremini kui inglise keeles, siis ma tahtsin eesti keeles leida seda sisu ja ma ei suutnud leida praktiliselt mitte midagi. Meil ei olnud raamatut, ei blogipostitusi, ei podcast, ei YouTube, 0. Ja siis ma hakkasin Amazonist raamatuid tellima ja lugema ja ostma oma siis uinuva tütre kõrval. Ja kui ma olin umbes 10 raamatut, mul sattusin täiesti sellisesse sisse, nii teema hakkas meeldima, läbi töötanud, siis ma tundsin, et ma hakkan ise sellest teemast Eestis rääkima. Ja algselt oli siis plaanis blogipostitused, aga ühel hetkel siis abikaasa ütles, et tee parem raamat.
ma siis mõtlesin, et okei, raamat on tore küll, et aga kes seda loeb? Just selles mõttes, et ma ei ole endine tippsportlane ega ka kogenud lapsevanem, ma olen alles esimese lapse saanud, et ma ei ole ka treener, et mul ei ole usaldust, ei ole garantiid. Ja siis ma mõtlesin, et aga meil on väga palju ägedaid lapsevanemaid, kes on selle teekonna läbi käinud, meil on tippsportlasi, meil on treenereid, et kui teeks nendega koos, intervjueeriks neid, saaks nendega kokku, räägiks nendega. Ja kaardistasin siis need inimesed ära, kellega ma tahaksin rääkida ja kokku sain 50 inimest, 50 intervjuud, kellega kohtusin isiklikult, kellega telefonis, kellega online'is, keda kutsusin külla, kellel käisin külas ja praktiliselt 1,5 aastat kestis see projekt ja kokku sain siis korraliku raamatu, mida siis tänaseks hetkeks on ligi 2500 eksemplari müüdud. Küll see platoo, millal müük sai otsa, tuli mulle väga ootamatult, ma ei suutnud sellega kuidagi leppida, et see aeg on nüüd läbi, sest lapsevanemaid või lapsi, kes täna tegelevad organiseeritud spordiga Eestis on ligi 120 000 ja kui ma olen müünud 2500 raamatut, siis see on kaugel sellest, mis võiks olla. Aga see sein tuli ette ja see müük enam ei läinud nii. Tagantjärgi saan öelda, et ilmselt need 2500 olidki siis need kõige suuremad fännid, sest tänapäeval kahjuks loetaksegi raamatuid vähem. Ja kui sa ühel hetkel turundad ja kulutad sinna raha ja müüki ei ole, siis tuleb ära lõpetada. Tänasel hetkel mul jätkuvalt kodus mitusada raamatut järgi ja ma olen valmis neid hea meelega pakkuma auhindadeks ja jagama need laiali nendele, kes on huvitatud. Raamatu nimi on Õnnelik spordilaps ja praegu on võimalik, nagu ma aru saan, sinu käest raamatuid ikkagi saada veel? Jaa, kiri Facebooki Messengeri ja saab ikka. Aga muus osas sina ja sportimine, et kui nüüd jalkaga läks nii, nagu ta läks, eks ju, siis tean, et sa oled päris hulle projekte ka teinud, nii et räägime nendest ka natuke lähemalt. No jah, üks ütleme periood elus, kus ma hulle asju tegin, oli siis, kui ma tegelesin ultrajooksuga. Ka selle tegelikult taustalugu, ega ma päris nii-öelda laest võetud ideed ei saanud, et keeruline lahkuminek oli ja võib-olla oli vaja sellist väljundit, et millega siis tegeleda. Ja kuna ma olin telekast näinud Marathon des Sables, selline seljakottidega 6-7 päevane rännak kõrbes, kõrbejooks, ja siis ma tundsin, et ma tahan midagi sellist teha. Ja siis ma leidsin ühe jooksusarja, mille nimi on siis Fourth Desert Run, mis omakorda siis on jagunenud siis 4 erineva kõrbe maratoniks. Üks on siis Sahara kõrbe Egiptuses pinna mõttes, teine on Gobi kõrbes Hiinas ja 3. on siis Tšiilis Atacama kõrb ja 4. siis, kui seda kõrbeks saab nimetada, on siis Antarktika. Et jõudsin 2 ära käia, jõudsin käia Saharas, jõudsin käia Hiinas Gobi kõrbes, aga siis tulid muud motivatsioonikadu ja võib-olla ka väike vigastus, kus jäi pooleli. Aga seal vahepeal toimus ka üks selline põnev aktsioon, kus ma siis, ma nimetaks seda siis ümber Eesti jooksuks, kus ma siis jooksin 15 päevaga ümber Eesti, püüdes läbida kõiki maakondi. Aktsioon kestis 2 nädalat või täpselt 15 päeva ja ma tahtsin teha seda selles mõttes suurelt, et kui ma hakkan jooksma, et siis sellest peaksid ikkagi kuulma ka need, kes kuulda soovivad. Et tegin sõbranna abil, tegime pressiteate ja see miskipärast läks niimoodi lendu, et mind kutsuti esimeseks stardipäevaks siis hommikuterevisiooni. Tänaseks hetkeks on sellest kusjuures möödas täpselt jällegi paari päeva pärast saab vist 13 aastat. Ja ma käisin hommikuterevisioonis oma spordiriietuses ja startisingi telemaja eest. Ja telemaja ees siis võtsin suuna Peterburi maantee pealt siis Narva poole. Ja meedia võttis selle nii tugevalt ülesse, et praktiliselt selle 15 päeva jooksul ei olnud päevagi, kus ma ei suhelnud meediaga. Ma küll ka igal õhtul pidasin blogi ja väga avameelselt jagasin oma emotsioone ja tundeid. Ja väga tihti oli mul kohaliku maakonna reporter jookses telefoniga kõrval. Andsin raadiointervjuusid jooksu ajal, ka käis TV3, jõudis ka Aktuaalse kaamera sinna lõppu meelelahutusuudisesse ja sain omale kohe nimeks Eesti oma Forrest Gump. Ja mis tegelikult tagantjärgi mõeldes ei olnudki väga erinev, kui Forrest Gumpi filmis ka Forrestil läks, Jenny lahkus, Forrest hakkas jooksma, Forrest jooksis
ja meedia jooksis kaasa. Ja mis kõige ägedam selle projekti juures oli see, et ma kutsusin ka üles inimesi endaga liituma, mis tähendab seda, et kui ma läbisin nende kodukanti, siis tulid inimesed ja jooksid mingit distantsi tavaliselt umbes 10 kilomeetrit minuga kaasa. Et kokku oli päris palju kordi, kus ma sain nagu seltskonnaga koos joosta. Ja tulid ka mõned tuttavad, kes siis näiteks Tallinnast sõitsid Vändrasse, et joosta minuga distants Vändra-Tallinn kaasa. Aga seal 15. päeval siis finišeerides olime ikka omadega päris läbi, et järgmisel päeval siis lõpetasin ikkagi haiglas, küll mitte midagi dramaatilist, lihtsalt oli vaja natukene arstide järelevalve olla ja toitaineid läbi tilgutite siis endale manustada. Aga projekt selles mõttes õnnestus, alla ei andnud ja tegelikult sellest taheti ka teha dokumentaalfilmi, sest enne kui ma alustasin, ma võtsin ühendust Balti filmimeediakooli esindajatega, et kas on huvi, et mul on selline projekt, et kas keegi tahab tulla mingit filmiprojekti teha ja 2 tudengit võtsidki selle üles, üks operaator, üks režissöör, kes siis tegid sellest oma lõputöö. Ehk siis see oli nende lõputöö nii-öelda praktika osa. Nad siis olid samamoodi rakendatud, kes aitas matkabussi juhtida, et tegelikult pidi ju ka kuskil ööbima, eks ole. Ja oma varustust tassida, et siis kordamööda olid matkabussi ja autojuhid ja tegid filmi. Filmi sellest päriselt muidugi ei saanud, sellepärast, et esiteks ei olnud minul sellest erilist suurt motivatsiooni ja teiseks noored said oma hinde kätte ja sinna see projekt jäi. Et isiklikult ma ei ole neid kaadreid väga taga igatsenud. Need elavad minu mälestustes. Kui suur eeltöö on sellise asja jaoks, et kas sul oli kohe juba kogu see trajektoor, kõik need punktid paigas või kui suur see eeltöö oli? No, tegelikult oli niimoodi, et mul oli algselt plaan joosta Tallinnast Pärnusse, et kogu lugu. Küll aga sõbranna, kes on siis PR taustaga, ütles, et ei, mis Tallinnast Pärnusse, ümber Eesti. Ja ilmselt tänu sellele see projekt tegelikult niimoodi lendama hakkaski läbi meedia, et see sai nii suurelt ette võetud. Aga mis puudutab, ütleme seda ettevalmistust, siis vormis ma olin piisavalt vormis, ma olin ikkagi ultrajooksja tegelikult ja midagi sellist päris ei olnud, et mees metsast tuli ja otsustas, et hakkab nüüd ümber Eesti jooksma, et see ei oleks väga kestnud, et see ikkagi ülekoormus vigastustesse oleksin ära uppunud. Aga jah, ma tahtsin teda teha selles mõttes suurelt ja ma otsisin ka omale vajalikud sponsorid eelnevalt välja. Ise tegin seda kõike eeltööd alates siis riietest, toidu, joogi, mõneks kohas ka majutus, matkabuss ja isegi kütus. Ja tegelikult tegin ka ma mäletan, et ühes raadio intervjuus tegin üleskutse, et kes saaks mulle tulla matkabussi autojuhiks, sest enne kui ma seda 15 päevast aktsiooni alustasin, mul ei olnudki veel kogu seda nii-öelda plaani paigas, et kes mingitel hetkedel rooli läheb, sest filmipoisid ei saanud ka ju 2 nädalat olla kordamööda roolis, nad pidi ikka kodus käima vahepeal. Ja see raadio üleskutses siis tulid erinevad inimesed mulle rooli ja kellega ma olen täna siiamaani tuttav sõber, et selline projekt oli jah. Aga miks just 15 päeva? Äkki see oli vist seotud 15 maakonnaga, sest ma pidin läbima kõiki maakonda, et see oli üks nagu selle projekti nagu selline kandev idee. Tänasel päeval, kui keegi ütleks, et Taavi, kuule, nüüd on juba mitu aastat möödas, no miks mitte, kui 15 aastat mööda saab, siin on paar aastat aega veel, et võtame uuesti ette, teeksid sa seda? Seda ma enam ei teeks, küll aga ma ei saa välistada, et ma ei tegeleks ultrajooksuga enam. Et ma olen siin ka praegu aastaid hiljem, nüüd 2 lapse tulekuga on see aeg oluliselt teine. Tol ajal oli ma ikkagi võib-olla vaba ja vallaline. Keegi ei ütle sulle, et on pereaega vaja või miskit. Et selliseid distantse kindlasti ei soovi praegu teha, sest ettevalmistus lihtsalt on niivõrd suur ja pikaajaline, et see pere arvelt seda ei ole võimalik võtta. Mis aga ei tähenda, et mind jätkuvalt ei paeluks pikad distantsid ja vastupidavusalad, et kestvusalad, et ma olen ka suusamaratoni teinud nii Tartu kui Vaasa lõpetid ja ratas on veel tegelikult proovimata, aga iga kord, kui ma sinna sadula peale tunniks ajaks istulan, on ma nagu sealt altpoolt nii haige, et pigem ma nagu ei kisu. Et jalad nagu puupakut pärast. Just, et aga jooksmisega võiks vabalt tegeleda, lihtsalt täna on seljaga kerged probleemid, et kui ikkagi tund aega jooksed
jooksen, siis on alaseljas on valud. See ei ole küll tingitud sellest, et ma kunagi ultraga tegelesin, vaid ikkagi pigem 10 lisakilo, mis on aastatega tekkinud ja ilmselt ka see, et korralikult ei ole sellist venitamise harjumust. Et kui need asjad üle saab, siis võib uuesti jooksma hakata. jah, see venitamine on nii oluline osa selle juures, kes nagu rohkem spordiga tegelevad, nemad teadvustavad seda, aga kes on selline pühapäevasportlane, see tihti teebki karuteene just sellega, et jätab venitamata ennast. jah, seal kõige olulisem on ikkagi see harjumus, et kui see on sinu tava, ütleme sellises spordi ja trenni praktikas sees, siis on ta lihtne. Aga kui seda ei ole, siis jääb vahele ja siis juba on selline paha harjumus, et ei tee. Ultra on alates 50 kilomeetrit, mis see on? Ultra on tegelikult kõik, mis on rohkem kui maraton. Ehk siis kui maraton on 42 miskit, siis ultra on kõik, mis on sellest pikem. On 100 kilomeetriseid võistlusi, 100 miiliseid, 150, et need distantsid on kuhu iganes. No jooksuinimesed, need, kes ei ole veel kordagi maratoni jooksnud ja plaanivad esimesi selliseid jookse, siis lähevad ala 7 kilomeetrile ja 10 ja 21 ja tundub nagu nii pikk distants ja 7 kilomeetrit. Ja siis kui korra nagu maratonil ära käivad, saavad aru, et issand, see 7 on ikka nii mega lühike. Kuidas see sinu suhe nendesse distantsipikkustesse on? Mind tõmbasid ikkagi pikad distantsid, sest mul on vaja mingisugust väljakutset. Mind ei erutanud see mõte, et ma peaksin nüüd 7 või 10 kilomeetrit jooksma uue ajaga, et võib-olla see on ka inimloomusele, et mulle lihtsalt sobib selline aeglane mõnus tiksumine oma mõtetes, vahest oma muusikaga, oma saadetega, et pikem distants oli igal juhul minu jaoks vägevam. Aga jah, kõik on erinevad ja tundub, et ega paljudele üldse jooksmine ei meeldi. Käime korraks seal kõrbes ka ära. Ma mõtlen, et jah, see nagu eellugu ei ole üldse nii romantiline, miks sa sinna sattusid, eks ju. Aga iseenesest, kui sa võrdled mis iganes muu, ma ei tea, maratoni või lihtsalt ultraga, siis kuidas neid võrreld üldse annab oma vahel? Võistlussari, mida mina tegin, on selles mõttes ikkagi nagu sotsiaalne sündmus, et ligi 200 jooksjat üle maailma saavad kokku. Enamasti nad on vaimselt mitte võib-olla väga terved kõik. Pean silmas seda, et väga tihti, kui sa satud kellega rääkima, siis sa saad aru, et ta leinab kedagi. Ta on mingisuguses raskes, keerulises perioodis oma elus ja ta otsib omale mingisugust väljundit. Et pigem on harv see juhus, et keegi on jube õnnelikus kohas oma elus, aga võib-olla see lihtsalt ei niimoodi silma. Need 200 inimest jaotatakse ära sellisteks 10 gruppideks, mis tähendab siis seda, et me küll jookseme 250 kilomeetrit ja 6 päeva, aga me ei jookse järjest. Iga päev on kindel distants, me liigume lihtsalt iga päev punktist A punkti B, see ei ole ring ja korraldajate poolt on siis telklaager, ehk siis sa oled iga päev 10 inimesega samas telgis ja sa oled otsast lõpuni nende samade inimestega samas telgis ja võib-olla magad otsast lõpuni ka selle inimesega kõrvuti. Et nendega saad siis kõige lähemalt tuttavaks ja kellega samamoodi võib see suhtlus tegelikult siiamaani kesta. Ja osad teevad neid aastate läbi, aastate ringi, et minul küll lõppes ja seda motivatsiooni sellisel kujul ei ole tagasi tulnud, sest olgem ausad, see üritus ei ole ka odav, et keskmine ikkagi võistlus koos lennupiletitega on ligi 3500 eurot, et tol ajal võib-olla alles tudengielust tulnud ei olnud seda ressurssi nii palju, aga täna on jällegi teised faktorid nagu perekond, eks ole. Ma mõtlen selle peale, et kõrbes joosta, et see pinnas on ju niivõrd ebaühtlane ja see tundub kuidagi nii utoopiline ja see päike lagi pähe ja issand jumal, nagu ma ei kujuta ette, kuidas sinna üldse saab minna. Eks selle asja mõte ongi, et see oleks võimalikult keeruline ja tegelikult me ju lihtsalt ei jookse tühjade kätega, vaid kogu seda 6-7 päeva varustust tuleb igal ühel endal kaasas kanda. No peamiselt sisaldab seda siiski nagu toitu ja jooki. Jooki küll loomulikult saab aegalt vastavalt vajadusele täita ja kõiksugu riided. Aga sellised jutud, et hommikuti vaadake kindlasti oma tossu sisse, ärge pange seda tossu
enne jalga, kui on see läbi kopsitud, sest skorpionid võivad olla tossu sees. Kindlasti tuleb omada mingisuguseid valuvaigistid, eks ole, sest lihtsalt selle vedeliku kaotuse tõttu tekivad ju tohutud peavalud, sest see, mida me seal selles kuumuses ja jooksmises välja higistame, sai pruugigi saada joogiga tagasi. Ja ega need hügieenitingimused ka, ütleme 6 päeva, ega seal kuskil duši all käia ei saa ja siis me oleme kõik seal niimoodi pead ja jalad koos, pesemata. Maksimum on hambad, eks ole, ja hädal tuleb käia augu peal ja nii see 6 päeva mööda saab. Ja kui see 6 päeva saab läbi, siis finišis ootab sind tohutu bufeelaud kohalike siis ütleme parimate toitudega. Ja seal ma mäletan, et minu isu oli küll nii suur, et ma ei ole enne ka pärast tundnud oma kõhus selliseid valusid, mis on siis tingitud ilmselt see, et see nädala jooksul ikkagi su magu tõmbab kokku ja kui sul seal nädala lõpus on see isu, nähes seda toitu niivõrd suur, siis sa sööd seda üle ja sul oled lihtsalt valudes. Ilmselt selle tõttu on ka inimesi kunagi surnud, eks ole, et näljast ja kogemata või sellest isust sööd nii üle ennast. Teeksid täna seda uuesti mingil hetkel, kui rahaline ja ajaline ressurss olemas oleks? Teeksin küll ja mul jäi tegemata Tšiili ja tegelikult see võistlusformaat on üles ehitatud niimoodi, et sinna Antarktikasse ehk viimasele saatkesse siis ainult, kui sul on kõik 3 eelnevalt läbitud. Ehk siis ma peaksin võtma Tšiili järgmiseks ja siis ma saaksin kutse Antarktikasse. Ei ole mõtet maha matnud, aga hetkel ei ole plaani. Aga iseenesest ma saan aru, et ühelt maalt võib see tulla. Kui sa niimoodi küsid ja kui sellest keegi minu kuuldes räägib, siis on see tõenäolisem, et see võib juhtuda. Sest ma saan omale pähe mingi mõtte ja sealt hakkab see ketrama. Et muul juhul ta kipub nagu ära ununema. No praegu jõuad veel atra seada ja ilmselt jõuan sinu käest a la 5 aasta pärast küsida, et kas nüüd oled valmis, et see mõte võiks edasi minna? Jaa. Aga spordikooliga praegusel hetkel järgmised väljundid, et mis on siis lisaks sellele, et on see kogukonna ürituste sari, eks ju, et mis on veel sihid paika pandud, et kuidas võiks siis Pärnu spordikool rohkem veel nähtavaks saada? Ma tunnen, et spordikooli, ütleme see tööülesanne, kuhu kõige rohkem tegelikult praegu aega läheb, võib-olla isegi mingis mõttes kuni 80%, ma arvan, läheb sotsiaalmeediasse. See ei tähenda nüüd muidugi seda, et ma kogu aeg ainult valmistan postitusi ette ja neid postitan, aga suures pildis kõik, mida me teeme, on need eesolevad üritused, on need ära olnud ürituste kajastused ühel hetkel jõuavad sotsiaalmeediasse. Et tegelikult sotsiaalmeedia võtab selle suurema osa ajast ära. Mul on ka 2 olulist segmenti veel, mille eest ma vastutan. Meil on see esindussportlaste projekt, kus meil on siis 8 sportlast, keda me siis igal õppeaastal toome esile, kellele me pakume siis selliseid privileege, teeme erinevaid üritusi. Näiteks 3. mail me läheme nüüd teeme ühise jõusaalitreeningu, läheme pärast koos sööma. Mõned nädalad tagasi käisime koos Tallinnas. Eesmärk ongi siis ka teisi spordikooli õpilasi inspireerida, siis kõike, mida me esindussportlastega teeme, me kajastame sotsiaalmeedias. Ja 3. segment ongi siis need samad üritused, kogukonna üritused ja koosviibimised ja kõik sellised ürituste läbiviimine, ettevalmistus, järelkajastus. Ja kuhu edasi, siis mul on üks salaeesmärk, et täna on spordikooli sotsiaalmeedia kaugel sellest, mis on tema, ma pean silmas just järgijate arvu, on kaugel sellest, mis ta tegelikult võiks olla. Sest me oleme Pärnu ja Pärnumaa ja tegelikult kogu Läänemaa suurim spordikool. Meil on 900 õpilast, 30 treenerit, et see on väga suur number. Kui tänase, ütleme sellise sotsiaalmeedia sisu loomisega me seda numbrit väga ei suurenda. Ja mul on oma peas üks number, kuhu ma tahan jõuda ja praegu on see number väga kaugel sellest eesmärgist. Aga selleks, et me sinna jõuame, me peame hakkama sotsiaalmeediasse tootma ka sellist sisu, mis kõnetaks ka spordivaldkonna inimesi väljaspool Pärnumat. Et selleks üheks viisiks, mida
me teha tahame, mida ma olen siis Maarjale direktorile ka rääkinud ja millega on ta väga päri, on tegelikult see, et lastevanematele pakkuda sellist teadlikkuse tõstmist, kuidas siis oma lapsele spordis kaasa elada. Ma ei pea silmas ainult, kuidas väljakul kaasa elada, aga kuidas siis lapsevanem peaks oma last tema sporditeel toetama. Need hõlmavad ka kõikisuguseid autosõite, toitumist ja kõik see, aga me saame seda teha, millesse me usume, et see projekt õnnestuks läbi huumori. Ehk siis kui me hakkame nagu tõsiselt rääkima ja inimesi juhendame, siis seda on võib-olla lihtsam teha, aga see kahjuks ei levi niimoodi. Me usume, et läbi huumori ja ma arvan, et esimesed videod juba siin lähiajal võiksid välja tulla. Kas see sama toitumisega seoses oli ka juba selline, et mis söök see veel on? Jah, siin me küll antud juhul olime fokusseerinud konkreetse koolituse tarveks, aga jah, neid teemasid, kuidas lapsevanem peaks või ei peaks oma last spordis toetama, et neid on tegelikult väga-väga palju ja neid on plaanis siis looma hakata. Ja neil on viraalne efekt, ma usun seda, ja tänu sellele ma usun, et me saame spordikooli ka hakata sotsiaalmeediat kasvatama. Et täna ka kutsun üles, kes on Pärnu spordikooliga kuidagi seotud, on ta õpilane, lapsevanem, endine õpilane või endise õpilase lapsevanem, treener või tunneb ta muul viisil Pärnu spordikooliga sidet, et siis hakake jälgima meie Facebook ja Instagrami kanaleid ja siis saate kursis olla. No mina seda juba jälgin vähemalt minule teadaolevalt, sellepärast, et muidu mulle see info ju nii palju ei tuleks feedi nii-öelda. Ja teate, seal on tõesti väga ägedad videod, nagu nii mõnigi paneb muigama ja nagu heas mõttes, mitte nagu niimoodi, et mis te teete, vaid see, et issand kui äge, mul oligi just seda väikest momenti sellest päevas vaja, on ju. Et see sisuloome on päris äge juba praegu. Seda on tore kuulda, aga sisimas ma tunnen, et seda on vaja teha rohkem. Aga loomulikult me ju tegeleme iga päev ka muude ülesannetega ja sellised tihtipeale need muud ülesanded on ikkagi olulisemad ära lahendada, et nende muu sellise huumori ja video peale ikkagi jõuame neil hetkedel, kus meil on vabad momendid. Aga sinu enda missioon elus, kuidas sa tunned, et mulle nagu näib, et sa tõesti tugevalt tõesti selle sees, kuidas sport ja lapsed ja lapsevanemad kuidagi üksteist nagu toetaksid kogu selles kremplis on ju. Et kuidas ise enda missiooni sõnastaksid? See on väga äge küsimus, sellepärast et ma tegelikult paralleelselt kõige igapäeva muu töö kõrvalt haun oma unistust, et kuidas see realiseerima panna. Et ma tegelikult unistan luua sellist rahvusvahelist platvormi spordivanematele, kus siis oleksid kõik need teemad käsitletud, kuidas oma last spordis toetada, aga seda teha viisil, mis ei oleks igav selline õppeplatvorm, mida keegi väga ei viitsi kuulata, vaadata, vaid teha seda koostöös näiteks spordikoolidega, sellepärast et ka oma raamatu pealt müües 2500 raamatut 120 000 noorsportlase, kellel omakorda on veel 2 lapsevanemat on üle 200 000, et see number on nii väike, mis tegelikult peegeldab, et lapsevanem ise ei näe seda, et tal seda väga vaja oleks. Küll aga olles täna vaid 3 kuud olnud spordikoolist näema seda, et spordikoolid ise tegelikult vajavad sellist keskkonda, mida nad saaksid oma lastevanematele tutvustada või mida kasutada, sest probleemidega puutuvad treenerid kokku iga päev ja tegelikult on need probleemid ühed ja samad ja aastast aastasse peab üks treener rääkima mõnele lapsevanemale, kuidas käituda. Et võtta lihtsalt ära treeneritelt see vaev ja see kohustus ja selle platvormi maksev klient ei peakski olema mitte lapsevanem, vaid tegelikult spordikool, kes olles siis selle platvormi nii-öelda kasutaja, pakub siis oma spordikooli lapsevanematele seda tasuta ja luues siis ka väärtust oma spordikoolile. Midagi sellist võiks luua ja tegelikult need probleemid läänemaailmas on ju ühed ja samad. Lapsevanemad käituvad valesti mitte ainult siin, vaid igal pool. Tahaks ju teada, kuidas õigesti siis käituda, äkki ma ei saa arugi, et ma valesti käitun. Jah, tegelikult kui võtta siit sama hiljutisi näiteid, eks ole, kus 2 teismeliste jalgpallimeeskonda mängivad ja juhtuvad sellised asjad, et siis paneb ka mõtlema, et kus see nagu alguse saab. Tegelikult see ei erine sellest, mis on või oli 90-ndatel, kui mina olin noor spordipoiss.
et selliseid rahvustevahelisi sõnelusi oli täpselt samamoodi ka siis. Küll aga on läinud aastatega see lastevanemate kaasaelamine, kõrvalelamine märgatavalt aktiivsemaks. Selle kohta, mis see teooria võiks olla, on see, et sport esiteks on läinud väga hästi tasustatud, kui me võtame näiteks, kui palju Messi või Ronaldo päevas või nädalas teenib ja paljud lapsevanemad näevad selles nagu oma niisugust investeerimisprojekti oma lastes, siis võib-olla hakatakse ka rohkem toimetama ja suunama. Ja olgem ausad, täna on ka lastevanematel rohkem aega. Töö, mida me teeme, ei pea olema kusagil kontoris, kõik liiguvad ringi, istuvad telefonis, et see annab võimalusega siis nagu käed-jalad koos olla kogu aeg ja vaadata, mida see laps seal trennis teeb ja siis ka suunata. Ja mis tihtipeale ei ole õige. Aga ma arvan, et selle näite puhul, mis siin möödunud nädalal toimus, ma arvan, et need lapsed tegelikult on kodupeeglid. Siin ei saa muidugi üldistada, sellepärast, et kui ühes meeskonnas ütlevad vastasmeeskonnale sibul või tibla, siis see on võib-olla ikkagi mõne üksiku perekonna kodus, lapse kodus. Ja samamoodi vastasmeeskond, et kui me oleme kuulnud, et võib-olla vene rahvusest on rohkem vägivaldaga kodus, siis jällegi ei saa üldistada, eks ole. Aga kui minnakse jalaluid lõhkuma, siis see on võib-olla kodupeegel. No seal oli jah lihtsalt nii palju asju, mis sai valesti minna alates lapsevanematest lõpetades treeneritega, et nagu tõesti. Jah, lugesin ka selle vene meeskonna treeneri nii-öelda vabanduskirja või sellist andeks palumist. Seal ta küll ütles, et kõik oli vale, nad vabandavad, aga lapsevanemaid tema ei suuda muuta, et see on ja nii ja jääb, siis sellele ma julgen küll vastu vaielda, et tegelikult annab seda muuta ja kõik need samad, ütleme sellised kirjandused, koolitused, sellest rääkimine, see tegelikult peakski muutma ühiskonda piisavalt, et kriitiline mass lapsevanemaid hakkaksid teadvustama, kuidas tuleks õigesti käituda ja suudaksid võib-olla seal samas keskkonnas ainuüksi oma pilkudega juba märku anda, et see, mida keegi valesti teeb, et see on vale. Jah, see iga ka muidugi lastele, mis olime just oma pojaga sellel samal teemal rääkisime, tema nüüd on juba 17, saamas 18 ja need poisid, kui ma nüüd ei eksi, olid ka 14-15, eks ju, et 14 vist. Ja see iga on teismisel poisil, mulle tundub ka kõige keerulisem iga, kuidas üldse enda tunnetega, enda tegemistega toime tulla, et lihtsalt jah, tol hetkel läks kõik valesti, mis vähegi minna sai. See kõlab nüüd kohutavalt kehvasti, aga mul tundub, et selliseid näiteid on aeg-ajalt vaja selleks, et fookus uuesti õigesse kohta tuua. Jah, olen ise ka selle tegelikult täpselt samamoodi läbi teinud, et tahaks öelda kõigile lastevanematele, eriti aga neile, kes võib-olla on sattunud üksikvanemaks, näiteks on perekonnas lahkuminekuid ja ainuüksi see sama tähelepanu, mida teismeline laps peaks kodus saama 2 vanema poolt, on juba poole väiksem, sest majast on lahkunud 1 lapsevanem ja korraga sa 2 juures olla ei saa ja seal tekib juba see järgmine etapp, et sa hakkad liikuma rohkem ringi nende lastega ja noortega, kellega sul on samasugused mõtted või tegevused. Et minu enda näide näiteks, kus ka mind ei oodatud enam võib-olla reede õhtul kell 10 koju, vaid ma sain ringi hängida teiste samasugustega, mitte kuidagi halvad inimesed, aga samasugustega, kellel olid samad probleemid kodus ja me istusime, tiksusime ja tarbisime alkoholi hommikuni, magasime peatäie ära, hommikul käis pidu edasi ja niimoodi kuni pühapäeva õhtuni sind kodus ei oodata. Vastupidi siis need näited, kus lapsed ikkagi kupatatakse kell 10 õhtul koju, et need lapsed on tegelikult ka, noored on paremas positsioonis. Et kindlasti teismelised vajavad selles mõttes tähelepanu, et lapsevanem peaks teadma, millega ja kus tema laps täpselt tegeleb. See, et ta on nüüd täna suudab oma pead kanda ja endast mingil määral hoolitseda, ei tähenda seda, et ta on tegelikult valmis täiskasvanu ja ta peaks kuidagi üksi hakkama saama. Väga õige punkti tõid siia lõpuni, et jaa, aga lõpetame hästi positiivselt. Tuletame uuesti meelde, mis keskkondi peaks jälgima hakkama selleks, et Pärnu spordikool nüüd läheks kohe see numbrite arvud kõrgustesse.
Pärnu spordikool, 3 kanalit, Facebook, Instagram, TikTok. Nii lihtne see oligi. Yeah. Aga võtame selle kokku, aitäh sulle, Taavi, ja jõudu tööle. Aitäh.